Tervisekassa saadab suvekuudel teavitusi 11 ja 12 aasta vanuste laste vanematele, et nad oma võsukestega perearsti juures ära käiksid, sest see on iga, kus saab veel parandada rühti või avastada ülekaalulisuse poole liikumine. Olles ise 3 lapse vanem, kellest siis 3 lapsest 2 on väga selles vanusegrupis, ei ole ma olnud eelnevalt ega ka praegusel hetkel tegelikult selle ennetuskampaaniaga nii-öelda kursis ja pole ka ühtegi sõnumit saanud. Pean tunnistama, et tegelikult ega ka mina ise pole täiendavalt läinud perearsti juurde kontrolli, sest eriti kui lapsed osutuvad olevat väga terved, siis me pöördume sinna ikkagi probleemide lahendamiseks, mitte ennetamiseks. Me ei tulegi selle peale, et on teatud vanused, kus siis lapsi võiks ka perearstile näidata. Absoluutselt, et värsked lapsevanemad ikkagi kipuvad eelkõige seal beebias ja võib-olla sellisel esimesel eluaastal väga kindlalt kinni pidama vaktsineerimiste ja muude kontrollide nii-öelda järge. Aga kui lapsed jõuavad juba lasteaia ikka või veel enam nagu kooli ikka, siis nagu eelnevalt ütlesingi, et me läheme sinna ja pöördume probleemide lahendamisele, aga mitte niivõrd ennetuseks. Aga ütleme, peakski riik võiks ennetustöö võtta eelkõige prioriteediks, sest tervena elatud aastad on mitte ainult kasulikud lapsele või lapsevanemale või perele, aga ka tervele ühiskonnale ja riigile. Kui see SMS nüüd teile tuleb, kas panete aja perearstile kinni? Kindlasti äratab see tähelepanu ja pöördan kindlasti kordades enam, võimalus pöördumiseks on kordades enam kui eelnevalt. Tegelikult pole 11 ja 12 aasta vanuste laste tervise kontrollimises midagi ebatavalist, sest seda on tehtud aastaid. Lihtsalt lapsevanemaid pole piisavalt teavitatud. 5. klassis siis tõesti peaks olema see aeg, kus lapsed jõuavad jälle perearsti ja pereõe juurde mõõtma, kaaluma ja tervist kontrollima, aga päris elu tähendab seda, et tegelikult me neid lapsi näeme väga vähe. Meie olemegi oma keskuses teinud juba mitmed aastad sedasi, et pereõed aktiivselt kutsuvad ja tegelikult väga-väga palju leiame üllatusi, et sealt tuleb välja kõige sagedamini probleeme silmanägemisega, rühiprobleeme on palju, ülekaalulisusega on probleeme palju, et see on selline nagu üleüldine tervisekontroll, kus lisaks mõõtmisele ja kaalumisele ja nägemise kontrollile vererõhk ja siis üldiste eluviiside hindamine on välja tulnud ärevuse probleeme, on välja tulnud selliseid nagu üksilduse või meeleolulanguse probleeme, mis mõnikord vanemad esimest korda alles kabinetis kuulevadki, et ei teagi, et laps tegelikult ennast sedasi nukralt on hakanud tundma. Kas see on ka võib-olla selline iga, kus on väga kerge mingid pisivigu parandada, kas või näiteks rühti? No täpselt nii ongi, et need lapsed, kellel võib-olla on näiteks nutiaeg käest ära läinud, eks ole, ja on hakanud juba see ettepoole längus hoiak tekkima, selles vanuses ju on kiire kasvu aastad tulemas või mõnel juba alanud ja selles vanuses on väga lihtne ekraaniaja vähendamise, liikumise suurendamise, füsioterapeutide antud harjutustega seda rühti tagasi nagu päris heaks või paremasse seisu saada. Et enne kooliaasta algust oleks tervisekontroll tehtud, tasub suve vaheaja jooksul perearsti külastusplaani võtta ning broneerida vastuvõtuaeg varakult. Eestis on kinnitatud terve lapse jälgimise juhend ja see juhend näeb siis ette kontroll perearsti keskuses, pereõe ja perearsti poolt ja samuti näeb ta ette siis teatud vanuses kontrolli kooliõdede poolt. Ja me näeme seda, et üldiselt teadlikkus koolis toimuvatest tervisekontrollidest on hea ja kõrge. Perearsti keskuse poolt toimuvates kontrollides on see teadlikkus võib-olla natukene madalam. Ja selleks, et seda teadlikkust lapsevanematel tõsta, me neid personaalseid teavitusi siis saatma hakkasime.